Tere tulemast kuulama ja vaatama järjekordset köögikultuuri. Minu nimi on Kärt Puum. Tänases saates näitan teile ühe väga maitsva magustoidu retsepti. Nimelt ahjus küpsetatud hurmaa peseekattega. Kuna poes on praegu väga ilusaid hurmaasid müüa, siis miks mitte teha sellest üks maitsev magustoit selle asemel, et teda lihtsalt niisama ära süüa. Meie hurmaa magustoidu jaoks läheb meil vaja õige vähe asju. Meil läheb vaja hurmaad vastavalt sööjate arvule, ehk ma teen praegu 2 sööjale, siis läheb 1 hurmaa, mille me lõikame pooleks. Siis meil läheb vaja kaneeli, muna, veidi sidrunimahla, valget suhkrut ja natukene vaniljaekstrakti. Kõigepealt poolita hurmaa. Võta siit küljest ära see ots, pane need mõlemad ahju vormi niimoodi, et lõigatud pool on üleval pool. Nirista siia peale sidrunimahla, umbes mõlemale teelusikatäie jagu. Siis riputa peale natuke kaneeli ja pane ahju küpsema umbes veerand tunniks 180 kraadi juurde. Seejärel, kui hurmaa ahjus küpseb, tee valmis pesee. Vahusta 1 muna valge. Alusta vahustamist madalalt kiiruselt, et siis seda aegamööda lisada juurde ja ka suhkur tuleb lisada järk-järgult. Pesee on valmis, kui ta on tugev, ilusti teravate tippudega ja ei taha kausist kuhugi ära põgeneda, kui teda kallutada. Lisame veel teelusikatäie sidrunimahla ja pool teelusikatäit vaniljaekstrakti ja segame selle kõik ilusti ära. Kui hurmaad on nüüd ahjus küpsenud kuskil 15 kuni 20-25 minutit, siis võta nad uuesti ahjust välja. Pane peale peseekiht. Ettevaatlikult, sest nii vorm kui hurmaad ise on üpriski tulised. Alanda ahju kuumust vähemalt 120 kraadini ja küpseta senikaua, kuni pesee on pealt kuldne. Hurmaad on valmis. Kui pesee on õrnalt pruunikas, kergelt kuldne, selleks kulus umbes 10 minutit ahjus 120 kraadi juures küpsetamist. Nüüd ei ole midagi muud, kui natuke oodata, et hurmaa jahtuks umbes 5-10 minutit, serveerida ja maiustada. Head isu!